Välja päevakorrapunkt 8, kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorsooühingutele toetuse andmise kord muutmine. Ettekandjaks kultuuriosakonna juhataja asetäitja Marianne Menning, palun. Austatud volikogu esimees, austatud volinikud. Minu ettekanne puudutab siis toetuste andmise korra muutmist. Selle aasta juuni volikogu võttis vastu uue noorsooprojektide ja programmide toetuse korra ning sellest tulenevalt kaob vajadus noorteühinguid toetada antud korra järgi, mis tuleb täna päevakorras muutmisele. See kord oleks siis kultuuriühingute, noorte huvitegevuse ühingute ja noorte ühenduste toetamise kord. Antud eelnõu on teile esitatud, muutuks selle korra pealkiri, läheb siis pealkirjast välja sõna noorteühendused ja jäävad siis toetuste korda huvitegevuse toetused kultuuriühingutele ja noorte huvitegevuse ühingutele. Muutuks ka korra üldsätted ja muutuks siis määruse paragrahv 2, lõige 8, mis tunnistatakse kehtetuks ja muutuks korra määrus paragrahv 6, mis terve paragrahv tunnistatakse kehtetuks. Ja need on need paragrahvid või need lõiked, mis puudutavad siis noorte ühenduste toetamist antud korras. Kui nüüd alles eelnevad punktid olid siin 2016 eelarvest juttu, siis selle uue korra järgi, mis puudutab noorsooprojekte ja programme, on juba need noorteühingud toetust taotlenud. Minu poolt kõik. Aitäh ettekandjale. Kas on küsimusi? Ei ole. Siis annan sõnajärje edasi kultuurikomisjoni esimehele Nikolai Põdramägile kaasettekandeks. Aitäh. Aitäh. Head volikogu liikmed ja head saalis viibijad. Kultuurikomisjon oma koosolekul arutas seda küsimust ja otsustas eelnõud toetada. Poolt oli 9 ja vastu ei olnud mitte keegi. Aitäh. Aitäh. Kas on kaasettekandjale küsimusi? Ka ei näe. Aitäh. Sõnavõtusoove laekunud ei ole. Kas on repliigisoove? Jüri Kinter, repliigiks, jah? Palun. Jah, ma lihtsalt kolleegidele tahan meelde tuletada, ma otsisin selle määruse välja, mida me nüüd praegu tühistama hakkame. Ja ma lihtsalt juhin tähelepanu, ma saan aru, et see on nagu poliitiline tahe, aga põhimõtteliselt sellega kaotatakse ära tegevustoetus noorteühingutele ja see, mis asemele pakutakse, see on projektide ja programmide rahastamine, seal on ka tingimused, et tuleb eelmisel aastal juba, vist oli 15. augustiks, peab olema teada, mis järgmisel aastal toimub. Ma ei ütle üldse, et see projektid ja programmid on nagu tore asi, aga tegelikult noorteühingute toetus on midagi muud. Kas on veel repliigisoove? Sa saad lõppsõna, kui tahad, või tahad repliiki? Repliigisoove rohkem ei olegi, ongi lõppsõna voor, palun. Aitäh. Jah, tõesti uus kord näeb ette, et kõik taotlused tuleb esitada 15. augustiks, kuid seesama noorte programmide ja noorsooprojektide toetuste kord näeb ette, et kui need taotlused ja on niisugused väiksemad projektid, mis on alla 500, siis neid saab ka jooksval aastal esitada. Nii et valik on noorteühingutel, kui nad teevad mahukamad ettenähtavaid projekte ja suuremamahulisi saavad esitada 15. august, kui on väiksemamahulised, siis saavad jooksval aastal samuti esitada. Aitäh! Aitäh sellise selgituse eest. Kas on kaasettekandja lõppsõna soovi?
Fraktsioonidel? Ei näe. Oleme jõudnud hääletuseni. Kes on selle poolt, et antud eelnõu vastu võtta? Palun käega märku anda. Kakskümmend 3 poolthäält. Kas on vastu? Üks vastuhääl ma näen. Seega on eelnõu vastu võetud.